Tere! Mina olen Maurus, õpetaja Maurus. Just praegu pean ma saatma ühe e-kirja. Selline väike ja lihtne asi. Aga tead, ma olen märganud, et see alati ei olegi nii lihtne. Ikka ja jälle küsivad õpilased minu käest, et mis on kõige põhilisem, millega peaks arvestama. Kõigepealt, muidugi sellega, kellele sa kirjutad. Kui sa näiteks kirjutad mulle, õpetajale, siis sobivad kas neutraalsed või ametlikud pöördumised. Näiteks, tere õpetaja või lugupeetud õpetaja. Kui aga kirjutad sõbrale, siis võib olla tervitussõnaks hei. Esmalt siis pöördumine. Kas tead, et päris paljud panevad inglise keele eeskujul pöördumise lõppu koma, mõnikord isegi punkti. Tegelikult pole sinna üldse midagi vaja või siis äärmisel juhul hüüumärk. Võid kirjutada näiteks tere või tere. Kui kirjutad ametlikumat kirja, siis võid kirjutada näiteks lugupeetud direktor või lugupeetud direktor. Komaaeg saabub siis, kui tervitussõna järel soovime nimetada inimest või inimesi, kellele me kirjutame. Näiteks tere, Mari või siis jälle tere, Mari. Kirja lõpetades on aga viisakas midagi soovida. Siin tuleb jällegi märgata, kellele kirjutatakse. Minu üks ülikoolis töötav sõber oli natukene ehmunud, kui üks üliõpilastest ametliku kirja lõpus talle päikest ja jänkusid soovis. Sina kirjuta ametlikus kirjas ikka kas tervitades, lugupidamisega või heade soovidega. Sõbrale võid muidugi soovida ka päikest, jõudu, loovust või armastust. Nüüd aga pane tähele. Inglise keele eeskujul panevad paljud lõpetuse järele koma. Eesti keeles aga pole seda vaja. Sinna sobib lihtsalt lugupidamisega Maurus. Kui tahad kirja lõppu panna mõne soovlause, tuleb selle taha panna hüüumärk. Näiteks edu, Maurus või palju tervitusi, Maurus. No vaat siis, nii lihtne see e-kirja vormistamine ongi. Kas sa aga tead, et e-mailimise asemel võid ametlikus kõnepruugis saata näiteks e-kirja või rääkida e-postist? Ma panen ka nüüd oma kirja teele. Aidaa!